Ja tere kõigile. Must ekraan oli natuke sellepärast, et Liisi alles ilmub siia, ma loodan, et see kõik sujub. Nii. Jej! Me kuuleme sind vähemasti, me ei näe. Hurraa! Yes. Okei, väga tore. Tere, Liisi. Tere, Merit. Kas sa oled kusagil maal? Jaa, ma olen pisut eemal ja seetõttu olid ka natukene tehnilised errorid, et ma vabandan selle pärast. Aga nüüd me oleme kõik kohal, me saame alustada. Väga tore. Mina olen Merit Raju ja ma olen väga põnevil, et seekord on meil sellised huvitavad teemad nagu minimalism, rahatarkus ja finantsvabadus. Ja me leppisime selle teema juba kokku, juba ammu selles mõttes, et täna oleks pidanud olema konverents, kus me päriselt kõik kohtume. Aga elu on nii palju vahepeal muutunud, et saame tänu internetile õnneks seda teha ja Liisi on üks 12 esinejast, kellel oleks laval aega olnud võib-olla 10-15 minutit. Et mul on väga hea meel, et meil on täna rohkem sulle võimalik sõna anda. Nii et pole halba ilma heata, nagu öeldakse. Ja Liisi on kirjutanud ka ühe raamatu ja sul tuleb veel seda tean, on ju? Ja see on rahaga seotud, sellest tuleb juttu ka ja mina ka jagan kohe teiega, et 2 päeva tagasi tuli välja selline raamat Sõltumatu naine, 5 sammu rahalise vabaduseni. Ja Liisi raamat kenasti täiendab seda raamatut. Kohe näitan. Just. Ja Liisi on selles mõttes väga huvitav, et sa ei peaks tööl käima, aga sa valid käia tööl, sest et sa tahad tööl käia. Ja sellepärast, et sa oled minimalist ja oma abikaasaga kasvatatega 2 tütart selles vaimus. Ja et hakkame siis kuulama, kuidas siis see minimalistlik elu käib, mis siis väga hästi sobitub just tänasesse keskkonda. Ja ma arvangi, et minimalismist kõigepealt sa võid rääkida endast nagu tutvustuseks veel ja ma ei maininud, kus sa töötad, sa saad seda rääkida ja miks sa seal töötad ja siis läheme minimalismi teema juurde. Annan sulle sõna. Tere siis ka minu poolt. Minu nimi on Liisi ja ma olen siis hariduselt olen ma õppinud majandust 5 aastat magistrikraadiga ja mina siis töötan antud hetkel Rahandusministeeriumis. Kuigi nagu Merit enne ütles, et ma ei peaks tegelikult üldse töötama, ma võiksin tegeleda ükskõik millega päevad läbi, aga ma valin töö Rahandusministeeriumis just nimelt sellepärast, et ma saan selle läbi nii palju ise teisi inimesi edasi aidata ja pluss, et Rahandusministeeriumi nii-öelda huvid, et miks nad tahavad, et mina nende juures töötaksin, kattuvad hästi suuresti ka minu enda isikliku missiooniga. Ja millest ma siis räägin? Ma olen Rahandusministeeriumis rahatarkuse koordinaator ehk et ma vean Eesti riigis seda, et meil oleks võimalik teha kõik inimesed rahatargaks. Ja kui see rahatarkus kõlab nagu veidi võõralt, siis tegelikult selle all ma pean silmas finantskirjaoskust, mis on need teadmised, hoiakud ja see ka käitumine, kuidas oma rahaga ümber käia, kuidas säästa, kuidas teha eelarvet või panna kirja oma tulusid-kulusid, kuidas investeerida, kuidas võrrelda erinevaid finantstooteid ja kuidas seda teha kõike endale ja oma perele maksimaalselt kasulikult. Ja ma ei tee seda üksinda, minuga on hästi palju inimesi tegelikult veel üle Eesti, erinevad organisatsioonid, erinevad üksikisikud, kes samamoodi seda rahatarkust veavad, edendavad ja proovivad seda võimalikult paljude, eelkõige just koolilasteni viia, et meie tulevased põlved oleksid juba oma käitumiselt rahatargemad ja seeläbi õnnelikumad, võib-olla ka tervemad, teeksid rohkem asju, mis neile meeldivad. Et nad ei peaks mõtlema selle peale, et mis saab siis, kui järgmine kuu mulle palgaraha ei laeku. Nad ei peaks mõtlema selle peale, et ma tahaksin ühte või teist, aga mul ei ole justkui mitte mingeid võimalusi selle saavutamiseks, et selle nimel tegelikult nii mina kui kõik minu kallid partnerid me igapäevaselt töötame. Ja nüüd, miks ma siis ütlen, et ma tegelikult ei peaks üldse tööl käima,
ongi sellepärast, et mina ja minu abikaasa üheskoos me oleme saavutanud finantsvabaduse ja finantsvabadus kujutab endast siis seda, et meie investeeringud toodavad meile nii palju tulusid, et need katavad kõik meie igakuised kulutused, meie kui siis terve perena katavad need ära. Ja needsamad investeeringud tegelikult lubavadki minul ja ka minu abikaasal otsustada, et kui me tahame tööd teha, siis me teemegi ainult neid asju, mis on väga tähendusrikkad, et me proovime aidata oma tööga inimesi ja samal ajal tegelikult ise ka edasi õppida ja areneda ja et see pakub nagu justkui meile sellist ka nagu väljakutset ja teisest küljest sellist nagu eneseteostusvõimalust, et need on nagu ainukesed sellised põhjused, et miks see tööl käimine nagu praegu selline oluline on. Ja sa mainisid, et see on sinu missiooniga seotud. Mis su missioon on? Just nimelt, et tegelikult juba alates 2016. aastast, kui ma olin siis lastega kodune, juba siis hakkasin ma mõtlema selle peale, et tegelikult selline üks-ühele finantsanalüüsi tegemine arvutis päevade kaupa, et see ei ole nagu päris see, mida mina tahaksin teha. Mulle meeldib rohkem suhelda ja kuidagi see finantsanalüüs, kuigi see on ka väga põnev valdkond ja kui ma oma investeeringuid juhin, siis ma ilmselgelt ka tegelen sellega aeg-ajalt ka nüüd, siis ma nagu leidsin, et ma tahaksin rohkem olla kontaktis teistega, mitte ainult nende numbritega, mis mulle ka väga meeldivad. Ja sealt siis tuligi see idee, et hakata tegema neid rahatarkuse koolitusi. Ma tegin alguses neid tasuta oma tuttavatele. Ühel hetkel jõudsin ma sinna, et Ida-Tallinna Keskhaigla perekool oli nõus minu ettepanekuga siis perekoolis hakata pakkuma rahaasjade loengut. Selle nimi oli Rahaasjad korda ja see toimub siiamaani Ida-Tallinna Keskhaigla perekoolis. Praegu küll mina enam seda ei vea, ma vedasin seda siis 3 aastat, aga see elab nagu edasi ilma minuta, mis on ka üliäge. Ning soovitan, et kui keegi tõesti on praegu rase, et see on hästi hea koht, kus saab sellist mõtteainet, et kuidas oma rahaasjadega toimetada siis, kui ise samal ajal oma beebiga kodus oled. Aga sealt edasi siis 2017. aasta alguses ma tegin lausa sellise pika 5-päevase kursuse, mille nimi oli Esimesed sammud finantsvabaduseni. Ja see asi tegelikult väga meeldis mulle, kõik see ettevalmistus, see, kuidas inimesed tulid ja ütlesid, et vau, et see on nii lihtne asi ja et kuidas ma ise nagu ei tule selle peale, et mul on vaja, et sina või keegi teine ütleks mulle, et ole kena, pane oma tulud ja kulud kirja ja siis ma tegelikult nägin, issakene, see raha läheb nagu täiesti jaburatesse kohtadesse, et kuidas mina nagu teen selliseid valikuid ja ise üldse sellest arugi ei ole saanud. Ja sealt edasi kõik need edulood tegelikult, mis on minuni jõudnud, et need on niivõrd inspireerivad ja see ongi nagu see põhjus, et miks ma tahan seda rahatarkust nagu kõikideni viia ja see kõik tegelikult hõlmab endas nii täiskasvanuid kui noori, vanureid, sest et ma näen, et sellest on igapäevaselt kõikidele tegelikult nii palju kasu, eriti praegu, kui meil on sellised tormilised ajad ja kui on väga palju neid inimesi, kes on kas töö kaotanud või kellel on palka vähendatud või kes ei tea, kas tal järgmisel kuul üldse ongi tööd. Seda enam see rahatarkus on nagu niivõrd tähtis. Ja, aitäh sulle, tore, et sa teed seda ja mina, selleni jõuame, et mina ka majandust õppinud, et kas see on siis nagu eeldus, et sellega hakkama saada. Et sellest rahatarkusest siis veel natuke pärast siis minimalismi. Mis see minimalism on? Et mingis mõttes see on eestlastele ju tuttav, et kogu aeg on vähe ja kogu aeg on vaja õudselt kokkuhoidlik olla ja selline nagu, mis on nagu minimalismi ja koonerluse nagu erinevus? Minimalismini tegelikult mina jõudsin nagu kuidagi nagu ametlikult või et ma hakkasin nagu oma tegevust nagu mõtestama, et see ongi minimalism alles kuskil 2 aastat tagasi. Aga selle juures on nagu naljakas see, et kui ma nagu tagasi mõtlen elule enne seda, siis ma olen nagu natukene seda minimalismi poole olen tõesti nagu kogu aeg nagu kaldunud, et mõeldes läbi igasugused suuremad ostud, et kas mul on ikka vaja, kas ma kasutan seda asja, mida ma päriselt nüüd siin ostma lähen. Ja minimalism tegelikult, mina arvan, et igalühel on nagu oma minimalism, et ma ei saa öelda, et see, mida mina teen, et see ongi nagu ainus ja õige.
igaüks saab ise nagu vaadata, et mida see tema jaoks tähendab. Aga millest see siis väljendub, on see, et minimalistil on kodus vähem asju. Selle võrra on minimalistil vähem sellist energiat vaja kulutada nende asjade eest hoolitsemiseks. Tal on rohkem aega, tal on rohkem raha, sellepärast, et ta ei osta endale koju igasugust ebavajalikku träni. Tal on rohkem aega, mis tuleb tegelikult selle koristamise ja selle arvelt, et tal ei ole vaja iga päev nagu nii palju asju kokku korjata või nende asjadega siis kuidagimoodi tegeleda. Ja ka see energia level on nagu hoopis teine, et ma usun, et igal ühel on tuttav see tunne, et ma mõtlen, et ma nüüd lähen ja koristan ühe riiuli pealse ära. Ja kui ma jõuan sinna selle riiuli juurde, ma juba näen, et seal on nii palju koos erinevaid asju, et ma pean hakkama selle asemel, et võtta tolmulapp ja see riiul lihtsalt puhtaks pühkida, ma pean hakkama kõigepealt neid asju sorteerima, et mis asjad need üldse on, ma pean mõtlema, kuhu need üldse käivad ja siis, kui ma olen kõik need erinevad protsessid ära teinud, alles siis ma jõuan selle reaalse tolmu pühkimiseni ja tegelikult olgem ausad, mul läheb see isu üle juba ammu enne, kui ma üldse selle tegevuseni jõuan, et ma vaatan peale, ma juba tunnen seda energialangust. Ja see on minu arvates nagu üks selline hästi oluline põhjus, et miks sellega tegeleda, et see koristamine ja oma kodu eest hoolitsemine, kõik see muutub nii palju kergemaks ja lihtsamaks, et sulle jääb lihtsalt nii palju aega üle, et tegeleda, ma ei tea, igasuguste teiste hobidega, käia väljas, jalutamas, teha sporti, mängida koos oma lastega, teha tööd, mida sa armastad. Et ma näen, et sellel on lihtsalt nii palju kasutegureid, rääkimata sellest, et kui sa oled minimalist, siis on sul ka palju rohkem ruumi ja see annab jälle sellist õhku ja energiat, et kõik need on omavahel natukene nagu seotud. Kui ma nüüd selle minimalismi nagu juurde veel nagu tagasi pöördun, et minu meelest, Merit, sa ütlesid nii toredasti, et see on justkui midagi, mis on eestlastele nagu hästi omane. Ja ma olen hästi nõus selle mõttega, sest et me tegime ühes mastermindis kunagi sellist harjutust, et me rääkisime sellest jäätmete vähendamise probleemist ja kuidas me seda siis proovime teha ja nii edasi. Me jõudsime sinna samma välja, et ka see jäätmete teema ja minimalism, et see ongi ju eestlane. Eestlane on harjunud sellega, et tal ei ole nagu kõik nii kättesaadav, et ta proovib nagu hakkama saada kõige sellega, mis tal on. Et ta ei torma nagu poodi ostma uut asja, kui ta näeb, et mingisugune funktsioon on tema vanal asjal puudu, et see on nagu selline, ma ei tea, meie nagu natuke nagu traditsiooniline kuvand. Aga viimase, ma ei tea, 10-20 aastaga on meieni imbunud selline nagu Ameerika kultuur, mis on just vastupidi selline nagu hästi tarbimisele orienteeritud. Ja me läksime sellega kuidagi nagu väga kaasa, aga nüüd võib-olla ongi just hea moment, kui nagu mõelda selle peale ja tulla nagu kaarega tagasi. Et me oleme alati hakkama saanud vähesega, me oleme ise olnud tegelikult õnnelikumad ja võib-olla nagu väärtustanud rohkem seda, mis meil on. Ja nüüd järsku, kui meil on nagu see tarbimise selline ameerikalik kultuur nagu sisse imbunud, et kas me nüüd oleme nagu rõõmsamad ja õnnelikumad, et kas me tunneme nagu rohkem elust rõõmu, kui meil on kodus neid elektroonikavidinaid nii palju ja kusjuures pooli me ei kasuta veel ka, et ma arvan, et me ei ole õnnelikumad ja võib-olla selline nagu tagasiminek, et see oleks nagu selline, kuidas ma nüüd ütlen, see oleks nagu selline hea äratus, et proovida uuesti, et kuidas on, et kui mul ei olegi kapp täis riideid ja ikka midagi selga panna ei ole, et kuidas oleks, kui seal kapis oleks hoopis vähem asju. Kuidas oleks, kui mul köögis ei oleks sellist tohutut taldrikuvirna, millest alumisi ma pole juba 3 aastat kasutanud või ma ei teagi, et kui mul ongi ainult üks kott, millega ma kogu aeg käin, et kuidas selline elu oleks. Ja selle koroonakriis, ma arvan, et annab meile ka hea võimaluse nagu tagasi minna sinna juurde, et me ei torma poodi uute asjade järgi, sest et meil ei ole praegu neid poode. Et äkki me jätame ka need e-poed natukene rahule ja vaatame üldse ringi, et mis meil kodudes on ja mida me tegelikult ka kasutame. Ja ma ise minimalismi mõeldes mõtlesingi, et see on mitte nagu niipidi, et ma tahaks, aga ei saa. Mis on see eestlaste see, tahaks, aga ei saa võib-olla, sest et nii väike sissetulek on ja nii, vaid pigem nagu, et saan, aga ei taha või nagu saaks, aga ei taha. Sest et ei vaja, et sa saadki aru, et tegelikult tasuta rõõmu on ka nagu hästi palju ja tihtipeale see kaalub üles selle rõõmu nagu muudest asjadest. Kuigi ma lapsele ka ütlesin, et mul on näiteks oli ühel päeval üks selline meditatsioon, kus oli, et umbes
päeva sõnum oli, et kõik on sinus endas olemas. Ja siis ma rääkisin lapsele ka, et kõik on sinus endas olemas, siis ta ütles, et aga Lego ei ole minus endas. No ja muidugi Lego kui selline ei ole, aga see tunne, mida Legoga mängimine sulle annab, seda sa saad nagu enda seest või nagu muudest asjadest ka. Näiteks meil on siin nagu kodu lähedal mingisugune roigastest onn, et see on laste ehitatud ja see on ka selline sama rõõm, mida saab Legost tegelikult ja see oli siis see minimalism, et me võib-olla seekord ei ostnud seda Lego, muidugi Legosid meil on palju. Ja kui me tegime teist harjutust lapsega, et mille üle sa tänulik oled, nagu ma ütlesin, et kuni liivahunnikuni, kuni me jalutame, ütle kõiki asju, mille eest sa tänulik oled. Ja siis ta ütles, et meil on kass, et tal on Legod, see oli nagu teine elurõõm. Nii et selles mõttes keskendun sellele, mis on nagu hästi, mis sulle tõesti annabki seda kõige olulisemat rõõmu. Ja selle laste teemaga ma segan korra vahele, mul tuli meelde, et me käisime 2018. aastal lastega reisil. Me olime 2,5 nädalat erinevates Euroopa riikides, sõitsime muuhulgas 5 korda lennukiga, sest et me keeldusime nendest jätkulendudest, et me tahtsime ainult nagu otse lennata. Aga mis oli selle asja nagu selline hästi põnev nagu väike vimka oli see, et me lubasime kummalgi lapsel kaasa võtta ühe kaisuka. Sellel hetkel lapsed olid, üks oli siis 3 ja teine oli 1. Nad hakkasid kohe saama 4 ja 2. Ja nad võtsid need kaisukad kaasa. Need olid siuke haajau kogu aeg niimoodi ilusti kaenlas ja õhtul nad loomulikult läksid tuttu nendega. Aga mis oli nagu tore oligi, et neil ei olnudki rohkem mänguasju vaja. Mul olid ausõna, mul olid taskus 2 väikest Lego kujukest, et ikka väga jamaks läheb lennukis, et ma siis annan need kätte. Aga nad olid nii leidlikud, et nad mängisidki, küll oli tegemist nende titadega, küll olid need kaisukad ise nagu mingid tegelased. Siis nad leidsid mingid lennukipiletite kontsud, nad mängisid nendega, siis nad leidsid pastaka, issand, selline huvitav. Siis kogu see loovus hakkas nagu hoopis teisel tasandil tööle. Ja 2,5 nädalat, ainult 2 kaisukat, töötasime hästi. Siis jõudsime me koju. Ma mõtlesin, et et nüüd on ju see koht, et kõik need samad Legod ja kõik need muud mänguasjad, et nüüd nad ju mängivad nendega. Ja mis tegelikult juhtus, läksid ja sisuliselt kallasid kõik need mänguasjad nagu põrandale hunnikusse kokku ja kusagil 20 minutit, siis nad tulid ütlema, et neil ei ole mitte millegiga mängida. Nagu päriselt või? Et te olete olnud nii kaua aega oma asjadest eemal, et nüüd te saate ju nagu nautida, et ausõna selles osas see minimalism on võib-olla kõige keerulisem, et kuidas lastele nüüd öelda, et teil on nii palju asju, et ei jõua nendega nagu elu sees ära mängida. Aga see näitas nagu nii hästi, et neil ei olegi vaja ja see, mida vähem asju neil on, et seda enam see loovus läheb nagu tööle ja nad päriselt saavad nagu väljendada ja mõelda kogu see fantaasia, see on nagu hämmastav, et andke oma lastele neid võimalusi, see on nii tore, mis sealt nagu tuleb. Ja nii tore, et pärast mänguasjade hunnik enam ei köitnudki. Triin küsib, et millised on teie pere minimalismi põhimõtted? Meil ei olegi nagu sellist, kuidas ma ütlen, listi seina peal, et kuidas me nüüd asjadesse suhtume, aga ma olen nagu avastanud, et huvitav on see, et see minimalism tegelikult tuleb nagu meie kõigi seest. Ja see ei ole nii, et mina käin nüüd peale, et ole hea korista oma kapp ära või ole hea kallis abikaasa, et sorteeri oma tööriistad ära, sul ei lähe neid kõiki tarvis, vaid vastupidi, et tuleb nagu ise ütleb, et tead, et ma leidsin 3 asja, et ma ei ole neid aasta aega kasutanud. See võib-olla ongi nagu üks selline mõte, et kui ma aasta aega ei ole seda asja kapist välja võtnud või ma ei ole seda puutunud, et siis ma ilmselgelt tegelikult ei vaja seda. Minimalismiga käib kaasas nagu pisut selline hirm, et ma annan ära asja, mida mul võib ju homme vaja minna. Ja mina näiteks näen, et mul ei ole see hirm nagu mitte kordagi realiseerinud. Ma saan aru, et see on olemas, et see inimesi nagu pisut hirmutab, aga tegelikult, kui ma ei ole nagu aasta aega näiteks midagi kasutanud, mingit, ma ei tea, mõned nõud näiteks, siis see ju näitab, et ma saan hakkama siis, kui meil on sünnipäevad, siis, kui meil on jõulud, kui meil on mingid muud üritused, et tegelikult me oleme leidlikud. Ja kui mul ei ole neid asju, et ma saan ju alati kas või oma emale välja hõigata, et kuule, et mul on tõesti nüüd nagu selline olukord, et ma vajaksin 3 supikaussi juurde, et kas sa saad mulle korraks laerata? Muidugi saab, see ei ole mitte mingi probleem.
Nendest põhimõtetest veel on võib-olla oluline märkida, et me räägime, et miks see nagu meile tähtis on ja me sealhulgas seletame nagu lastele ka. Et kui ma ütleksin neile lihtsalt, et olge head ja sorteerige ja et anname mõned mänguasjad ära, et siis see nagu tekitaks sellist segadust, et miks sa seda tahad, mille jaoks, et me oleme kogu aeg mänginud kõikide nende asjadega, mis kodus on ja nüüd järsku sa tuled ja ütled, et me peame midagi ära andma, et kuidas. Ja me olemegi nagu rääkinud seda, et esiteks, et sind on ainult üks. Kuna sind on üks, sul on üks keha, sa ei jõua kanda korraga 10 pluusi. See ei ole võimalik, sest et sul hakkab endal ebamugav. Sa tahad tegelikult ainult ühe korraga. Ja et sul oleks homme ka mõni ja ülehomme ka, siis kusagil 7-8 pluusi on täiesti normaalne. Ja kui sa oled nagu ära seletanud lapsele, et miks see on tähtis, miks me võtame kõik need pluusid välja, vaatame ja sorteerime, et mida sa päriselt kannad ja mis on tegelikult kas natukene kulunud või topiline või ei meeldi sulle mingil muul põhjusel, et siis nad ise hakkavad nagu ka kaasa nagu töötama, et kuule emme, et vot seda pluusi ma tõesti ma ei tahagi. Et ole hea, et anname selle ära. Ja võib-olla nagu see tähtis punkt on siin juures veel ka see, kui me räägime, et meil on inimesi, kellel ei ole läinud nii hästi nagu meil on, et kellel ei olegi kusagilt uusi riideid võtta, et nad võib-olla kannavadki neid samu asju nagu aastaid ja võib-olla on nagu mõned asjad neile juba väikeseks jäänud, et mis oleks, kui meie aitaksime neid, kui me anname need pluusid, mis tegelikult võib-olla millel ei olegi midagi viga, mis lihtsalt mingil põhjusel see värv enam ei meeldi, et me anname need riided siis ära nendele, kes päriselt neid asju vajavad. Ja me oleme jõudnud kogu selle nagu lastele seletamisega sinna maale, et nad tulevad ise ühel hetkel ja ütlevad, tead emme, ma ei jaksa enam koristada, et neid asju on liiga palju. Et kas me võime nii teha, et me nüüd laupäeval võtame ette ja siis sorteerime, et mis me anname ära kellelegi, kes neid asju rohkem vajab ja mis me jätame meile alles. See on nagu nii armas, et see nagu tuleb nagu tegelikult kõikide seest ja kõik saavad nagu nii hästi aru, et see on nagu selline õige asi. 2 ja 4 aastaselt. No praegu nad on juba 5 ja 3, aga jah, nad tulevad ise ja nagu toovad nagu välja, et aitame teisi ja et kas me saaksime midagi ära anda. Ja. Üks selline mõte, korra veel enne kui see mõte ära läheb, on see, mis Marie Kondo, kes tegelikult on öelnud, et ma ei ole minimalist, aga tal on nagu selline oma KonMari need põhimõtted ja üks mõte, mida mina olen väga palju kasutanud, on see, et kui ma hakkan nagu mingeid asju sorteerima ja mõtlema, et millest võiksin loobuda, on see, et ma panen kõik need asjad nagu ühte kohta. Mina näiteks kasutan meie voodit, et ütleme, et kui ma sorteerin raamatuid, siis ma panen kõik raamatud sinna peale ja ma hakkan välja sorteerima, et millised on siis need raamatud, mis ma alles jätan. Kui ma teen seda nagu mitmes etapis, et ma sorteerin köögis kokaraamatuid ja ma sorteerin mingisuguseid erialakirjandust elutoas ja mingit sellist ajaviitekirjandust magamistoas, siis ma jõuan selleni, et ma annan ära kõikidest nendest hunnikutest 3 raamatut, aga kui ma võtan nad nagu kõik kokku ja kui ma vaatan kogu seda kuhja, mis mul on ja mõtlen, et mind on ainult üks, see ei ole võimalik, et ma loen korraga nagu seda 300 raamatut, mis ma siia voodi peale nüüd kokku kuhjanud olen, et siis see nagu toob selle perspektiivi tunde tagasi, et ma ju tegelikult ei loe nii palju. Ma otsin ju kokandusretsepte, ma otsin internetist ja ma ei kasuta neid kokaraamatuid, ma ei ole lugenud, ma ei kujutagi ette. Mõned raamatud on sellised, et sa loed ühe korra läbi ja sul ei ole rohkem vaja, sest et sa oled nagu selle idee nagu sealt kätte saanud. Aga mõni raamat on jälle selline, et ma tean, et mina ise tahan seda veel lugeda. Ma tahan, et võib-olla mu abikaasa seda loeks, aga tal ei ole praegu seda õiget aega või et ma tahan nüüd oma lastele ühel päeval nagu edasi anda, et vaata, loe seda, see on klassika, see on tõesti väga hea, sellel on nagu paar sellist väga kandvat mõtet, mida ma tahaksin, et sa võtaksid ellu kaasa, et need loomulikult ma jätan alles. Ja see minimalism, selles mõttes ei pea nagu üldse tähendama, et me elaksime nagu täiesti tühjas kodus, mul ei ole nagu mitte ühtegi asja seal. Et see ei ole üldse nii, et meil on lihtsalt kodus need asjad, mis meile väga-väga meeldivad, mida me kasutame ja millest me päriselt rõõmu tunneme. Ja, ka Marie Kondo või aastaid olen ka lugenud seda raamatut, mitte läbi jõudnud, aga niimoodi, et jällegi hakkame jälle riiete juurest pihta, loeme kõik üle, vaatame, kui palju on kleite ja nüüd ma kleidid ja raamatud ja vannitoa pudi-padi olen läbi töötanud ja see on väga selline õnnestav kogemus. Vabastav. Ja küsitakse, kui palju sul on kevadises garderoobis riideid.
mitu riideeset? Ma ei tea, ausõna ma ei tea. Ma proovisin kunagi seda teha, et ma tõesti loendasin neid ja proovisin seda 3-3-3, eks ju, et 3 kuuks 33 eset, nii nagu näeb ette kapselgarderoob. Nüüd ma andsin alla ja andsin alla just nimelt sellel põhjusel, et mul on spordiriided, mida ma kasutan aastaringselt. Mul on praegu ka mul spordisärk seljas, see on Tartu maratoni särk. Tartu City maraton on siin peal. Ja need spordiriided on nagu sellised, et kas ma siis peaksin need sinna sisse lugema või pigem mitte, et noh, ma käin nendega niisama ka kodus, aga nad jõuavad pesukorvi tavaliselt siis, kui ma olen nendega ka mõne trenni teinud. Siis on mul on nagu, see on mul näiteks küll olemas, et ma olen vaadanud, et mul on nagu ainult 2 paari pükse ja 2 paari selliseid pükse, millega ma saan nagu poes käia või mis ei ole nagu spordipüksid. Et seda ma olen vaadanud, aga mul on nagu nii palju ka selliseid erinevaid nagu vormiriideid, mida ma ei kanna iga päev, aga mul ei ole mõtet neid ka väga kaugele ära panna, sest et see vajadus tuleb nagu tihti hästi ootamatult, rahvariided näiteks. Ma ei tea kunagi, millal on esinemisi vaja, nüüd loomulikult ma võiks need keldrisse ära viia, sest tõenäoliselt paar kuud ma neid ei kasuta. Aga riiete loendamine, ma ei tea, mulle tundub, et sellest on nagu kasu ainult siis, kui sa alles alustad kogu selle minimalismiga. Et kui sa oled nagu jõudnud sinna punkti, et sa tead, et kõik need asjad, mis su garderoobis on, et sa päriselt vajad neid, et sa kannad neid asju. Mul ei ole ühtegi asja, mida ma poleks, ma ei tea, nädala jooksul selga pannud näiteks. Et siis ma ei näe nagu vajadust, et kas ma peaksin neid loendama, et samamoodi ma ei tea, mitu raamat mul on. Ma tean, et mul on neid piisavalt, et ma kasutan neid, et need on need raamatud, mida ma tahan, et mul oleks kodus olemas, et ma tunneksin võib-olla ennast kuidagi halvasti, kui mul ei oleks neid, ma ei saa aeg-ajalt kätte võtta ja lehitseda, aga seda kogu arvu, et ma tegelikult ei leia, et see on nagu nii oluline. Et see võib-olla jah, nagu aitab sind alguses, kui sa nagu proovid kuidagi moodi mingit piire nagu paika saada. Just, ma arvan ka, et küsimus oli pigem nagu perspektiivi mõttes, et mis see umbes nagu suurusjärk on või ma vist, kui ma lugesin oma kleidid üle, siis sain 28 nagu korral enne sorteerimist. Aga mul ei ole ühtegi paari pükse, mis ei ole just nagu, ma ei tea, talvepüksid või midagi sellist nagu funktsionaalset, et nagu linnas pükse mul ei ole ühtegi. Aga jah, see oli huvitav, sest ma arvasin, et ei ole midagi selga panna. Nii et see on huvitav rännak ja seda Marie Kondo raamatut lugedes ka rahunesin, kui ma jõudsin sinna kohta, kus oli kirjas, et see on okei, kui sul läheb 6 kuud, et nagu tiir peale teha oma kodule, sest ma arvasin, et see on mingi 1 nädalavahetuse värk, aga tegelikult see on nii palju sisemist tööd ka ja tegelikult tuleb mitu ringi teha tõenäoliselt. Absoluutselt ja siin juures on nagu 2 hästi head momenti, et üks moment on see, et kui sa alustad sellega, kui sul on nagu see meeletu energia, et sa tahad nüüd teha mingi metsiku sellise puhastustuuri, mingi kevadkoristus, eks ju. See töötab ülihästi ja teine, mis töötab hästi, on see, kui sa hakkad kolima. Ja siis, kui sa vaatad kogu seda asjade merd, mis su kodus on, et meie hakkame kohe kolima, ma ausalt öeldes hullult ootan. Ma juba praegu olen mingeid asju ära pakkinud, aga ma tegelikult leian, et ma ei saa pakkida. Mul ei ole selliseid asju, mida ma nüüd, ma ei tea, 4 kuud ei kasuta. Et mul mees ütleb ka, et kastid sul on, et davai on ja hakka peale, aga ma ütlen, mul ei ole praegu võimalik, et ma ju tahan, et samad raamatud, mis meil on riiulis, mul võib töö pärast mõnda neist vaja minna, ma praegu ei taha, et ma tahangi seda ühe korraga nagu teha, aga ma näen, et tegelikult kuigi ma olen juba üle 2 aasta nagu teadlikult seda minimalismi harrastanud ja ma ei ole kunagi asju lihtsalt asjade pärast nagu juurde ostnud, et ma tean, et ikkagi nagu veel ma suudan nagu sealt midagi ära anda, et seal on kindlasti midagi sellist, mida ma ühel hetkel arvasin, et mul läheb vaja või et me kasutame, aga mida ma nüüd jälle vaatan ja mõtlen, et ei, ikka ei ole kasutanud. Nüüd ongi õige aeg sellest siis loobuda. Ja. Jaapanlastel olevat selline traditsioon, kindlasti seda praegu linnas ja palju ei tehta ka, et visatakse aastas korra nagu kõik asjad majast välja ja tuuakse sisse ainult need, mida tahetakse veel omada. Et see tundus mulle kõige ahvatlevam, aga kõige ebareaalsem, mida teha ka, aga ma arvan, et see on nagu hästi-hästi kihvt praktika, kui seda asja saaks nagu päriselt teha. Nii nagu mingid ameeriklased on teinud, et too õue kõik asjad, mis on plastmassist sinu kodus ja siis sa näed nagu ka nagu niimoodi visuaalselt seda hunnikut
ja samamoodi saad valida, et kas sa tahad nendega jätkata nagu sellises mahus. Ma vaatan, kas meil on küsimusi veel minimalismi kohta. Üks oli, et mida lastele kinkida sellisel juhul, kui on tunne, et asju on niikuinii liiga palju? See on imehea küsimus. Mul on lastega seoses alati selline suur tahtmine, et lastele tuleks samamoodi anda rahatarkust. Ja ma saan aru, et minu lapsed on nii väikesed, et 3- ja 5-aastane, et nad ei suuda nagu ise hakata langetama investeerimisotsuseid, aga LHV-s on näiteks kasvukonto, et kui tore oleks see, et ma annangi nagu selle kontonumbri ja inimesed kannavadki lihtsalt selle raha sinna ja mina saan nende kingituse panna kasvama ja nad saavad sellel hetkel, kui neil päriselt midagi vaja on ja kui nad tahavad siis midagi nagu osta, et nad saavad selle raha siis välja võtta. Teine selline mõte rahatarkuse pooles on nagu veel see ka, et meie oleme näiteks lasknud kinkida ka sularaha ilma nüüd selle kasvukontole kandmiseta. Ja seda sularaha me olemegi nagu neile näidanud täiesti reaalselt, et siin on kõik need rahatähed ja me olemegi seletanud, et nüüd selle sama raha eest, et me saame minna kas kinno, me saame minna loomaaeda, me saame osta jäätist, me saame minna Lottemaale, Lottemaa on nagu tõeline hitt. Ja kuna Lottemaa külastus maksab tegelikult, vist eelmine aasta, kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli vist 86 € pluss veel, et me tahtsime ju seal süüa ka, siis kõik need sünnipäevarahad läksidki selle Lottemaa külastuse tarbeks. Ja hästi hea oli nagu lastele kohe juurde seletada, et Lottemaa külastus ei ole selline, et kuidagi nagu lihtne nagu väljaminek, et see tegelikult on suur summa ja kõik see raha, mis te olete saanud oma sünnipäevaks kokku, et just selle eest me saamegi lubada selle Lottemaa külastus, et see ongi teie sünnipäevakingitus. Nad saavad nagu väga hästi aru ja kui meil enne oli nagu selline enne seda, kui me proovisime sünnipäeva rahade eest siis nagu Lottemaale minna, enne seda oli pidev selline niugumine, et lähme veel ja lähme Lottemaale ja millal me juba lähme ja nüüd, kui me nagu seletasime neile lahti, et siin on see sünnipäeva raha, mille eest me Lottemaale läheme ja nüüd me oleme selle raha ära kulutanud just nimelt selle Lottemaa seikluse peale, et nüüd nagu on kõik. Ja siis ei ole nagu enam seda kiunumist ka, et läheks siis nagu iga nädalavahetus, et nad saavad väga hästi aru, et see on ikkagi väljaminek, et see maksab midagi ja et kuna see oli seotud sünnipäeva kingitusega, siis nüüd tuleb oodata järgmist sünnipäeva, enne kui me sinna Lottemaale jälle minna saame. Ja see minu meelest annab nagu nendele ka selle perspektiivi, nagu, et mille jaoks me seda raha kulutame, et kuigi nad on nagu võib-olla tundub, et nagu nii noored alles, siis tegelikult lastele rahatarkuse seletamine, et see ju algabki nagu võimalikult noorest east peale, et me räägimegi, et me peame maksma elektri eest, kusjuures jälle nagu tore kogemus, et me olime Võrumaal siis, kui oli see suur sügistorm ja elekter läks ära. Me olime maamajas, me olime kõik koos, meil oli veel suitsusaun, kus me käisime küünlaga, nii nagu vanasti käidi ja siis nagu seletada seda perspektiivi, et mis asi see elekter on. Mis mõttes me ei saa telet vaadata või miks ma pean minema vetsu ja võtma taskulambi kaasa või mis asja nagu, kunagi ei ole sellist jama olnud. Ja siis nagu seletada juurde ära, et mis on see elekter ja miks on oluline, et emme ja issi maksavad elektri eest, et me nagu mitte kunagi ei ütle neile, et meil raha ei ole, et me just seletame, et mille peale see raha kulub. Investeerimise lahti seletamise peale me ei ole nagu võib-olla väga palju veel rõhku pannud, et sellega ma pisut veel ootaks. Aga samas, kui neile nagu öelda, et mingi osa rahast emme ja issi tahavad panna kasvama selle jaoks, et meil oleks rohkem aega nende jaoks, et meil oleks võimalik nendega koos käia puhkamas, et sellest nad saavad nagu imehästi juba aru. Mida varasemalt me alustame selle sama asja nagu lahti rääkimisega, et kuidas meie pere raha kasutab, et seda nagu lihtsam ja loomulikum on neile ka see, et nad ei nõua nagu igasuguseid suvalisi asju, sest et nad saavad aru, et need asjad maksavad raha ja kui me kulutame raha näiteks, ma ei tea, uute legode peale, siis me võib-olla ei saa osta mingisuguseid kõikide jaoks vajalikke toiduaineid või mis iganes maksta selle sama elektri eest, see tähendab seda, et me ei saa ka multikaid vaadata. Et selline nagu lastele perspektiivi seletamine loomulikult laste enda keeles. Ja, põhjused ja mina olen robot ja
Siis me jõuamegi rahatarkuse teemani. Ma ei tea, kas nüüd veel rääkida, mis see on, sest natuke on tekkinud see tunnetus juba, et see on see, et kust raha tuleb ja kuhu raha läheb ja kuidas, nagu sa ütlesid, erinevates vanustes on see asjakohane teema ja tegelikult see on midagi, mida saab õppida, mis ei ole kaasasündinud ja koolis ega paljudes kodudes ei ole sellest tegelikult räägitud. Mitte nagu teie kodus, kus on tõesti maast madalast hästi see teadlikkus olemas. Aga et sa võid rääkida sissejuhatuse rahatarkuse teemasse, aga võib ka siis minna selle juurde, et see kriis puudutas meid erinevalt, et mõnel inimesel kadus täiesti sissetulek ja töö ja kogu valdkond. Mõnda puudutas see vähem ja mõnda ei puudutanud üldse, et saab sama tööd teha edasi lihtsalt kodus ja ei pea enam sõitma ja ummikus seisma, et läks nagu paremaks. Aga ütleme neid siis, keda see rohkem rahaliselt puudutab, mis see rahatarkus neile ütleb, milliseid mitte või millest rääkida? Rahatarkus on tõesti midagi, millega me absoluutselt kõik igapäevaselt kokku puutume. Ja minu töö nagu paljuski seisneb, et ma tahan viia selle rahatarkuse koolidesse, et ta oleks koolides selline teema, millest kõik õpilased on kuulnud erinevates vanuseastmetes, erineva keerukustasemega ja et meile tuleksidki koolidest välja need noored inimesed, kes saavad aru, et mida see annab, et kui ma raha näiteks kõrvale panen või miks peab mingit eelarvet aeg-ajalt tegema või mille jaoks on kasulik investeerida. Et kui ma nüüd mõtlen selle kriisi peale, siis tegelikult mind nagu väga tugevalt puudutab ja minu tööd seesama, et meil on nüüd nagu väga palju inimesi, kes kui enne headel aegadel nii-öelda võib-olla tekkiski nagu see küsimus, et mul tuleb iga kuu, palk tuleb peale, et sina räägid, et pane oma tulud ja kulud kirja, et mul on kõik hästi, et mille jaoks on ju, et see nõuab nagu kuidagi nii palju pingutust ja et mul võib-olla ei olnud seda motivatsiooni, siis nüüd selle kriisi ajal, kui on kellelgi näiteks palka vähendatud või konkreetselt ongi näha, et see töökoht ei pruugi säilida, siis on eriti oluline just seesama, et ma panengi need tulud ja kulud kirja, et ma alustan tegelikult, see ei ole ju keeruline, ma panengi kirja, et kõik see raha, mis välja läheb ja ka see raha, mis sisse tuleb, ma saan sealjuures kasutada hästi erinevaid võimalusi, et ma võin võtta lihtsalt märkmiku ja pliiatsi. Ma võin tabelarvutusprogrammiga Excel seda teha, ma võin kasutada erinevaid äppe või näiteks eestlaste loodud My Financial programmi ja ma näen ära tegelikult, et mille peale me siis kulutame ja ma usun, et ka minul ja meie perel ikka veel aeg-ajalt tuleb nagu välja mingeid selliseid kulutusi, mida ei ole nagu vaja teha, et me oleme inimesed, me tihtilugu oleme nagu selle nii-öelda kuuma süsteemi, nagu nende emotsioonide ohvrid, et ma lähengi poodi ja ma tean küll, et mul oli ainult piima vaja, aga millegipärast ma tulen tagasi nagu raske ostukotiga, sest et šokolaad oli ka soodushinnaga ja hea saiakese lõhn oli ka ja nii edasi, et palju sellist ebavajalikku, mida me võib-olla ei teadvustagi enne, kui me hakkame seda eelarvet tegema ja koostame ja me näeme mustvalgelt, et mille peale me oleme kulutanud. Ja kui see eelarve annabki nagu sellise hästi nagu ausa pildi, et kuhu see raha läheb, siis ma peangi natukene analüüsima, et kui nüüd päriselt juhtubki nii, et mul tööd enam ei ole või võib-olla on see juba juhtunud, siis mis on nagu need kõige olulisemad asjad, mis on need prioriteetsed asjad, ilma milleta ei saa, et põhivajadused, toit, eluase, võib-olla mingid ravimid antud olukorras, et need on nagu need hädavajalikud. Et ka seesama nagu kodukontori tegemine, see ilmselgelt ei nõua praegu kulutusi uutele riietele, me ei saa teha kulutusi reisimise peale või ma ei teagi, käia kinos ja teatris, et need kulud jäävad ära ja see annab meile selle võimaluse nagu välja mõelda, et mis on see absoluutne miinimumnumber, et kui olukord ongi väga halb, et siis ma tean, et meie pere miinimum on see, kui meile tuleb iga kuu selline summa sisse, siis me saame hakkama. Sealjuures on nüüd tähtis veel ka see, et kui on inimesel võetud laenud, siis nende laenude tagasimaksetega, kui ma näen juba ette ära, et mul tekib probleeme, et kui mul on näiteks mingisugused väikelaenud, kui mul on võetud järelmaksuga kodumasinad,
siis ka siin on see oluline koht, et ma vaatangi nagu järgi, et kui palju ma pean iga kuu maksma nende laenude peale tagasi. Ja kui ma näen, et mul tekivad need raskused, ma ei suuda neid laene praegu maksta, sest et mul on palka nii palju vähendatud ja kõik need eluliselt olulised kulutused tuleb teha nagu eluaseme peale ja toidu peale, et siis ma võtaksin kohe oma laenuandjaga ühendust, me prooviksime koos selle lahenduse välja mõelda. Mitte ma ei oota seda momenti, kui ma olen juba selle laenu viivisesse lasknud, et siis on juba võib-olla pisut hilja, et pigem minge kohe ja proovige see mure lahti rääkida ja võib-olla on veel mõni hea lahendus, mille peale te ise ei tule. Nüüd sellise, kuidas ma ütlen, iga pere baasrahatarkuse juurde kuulub tegelikult ka see, et kust meile tulevad rahad sisse. Et kui palju meile tuleb neid lapserahasid, kui palju meile tuleb peretoetusi, kui palju on meie sissetulekud, kas meil on mingid investeeringud ja ka see, kas meil on mingisugune puhver. Et on oluline endale nagu üles märkida, et kui meil näiteks ei olegi praegu mitte mingit puhvrit, mingit raha kõrvale pandud ootamatuteks olukordadeks, aga samas sissetulekud on veel alles, et äkki me saame hakata siis tekitama nagu sellist väikest meelerahupuhvrit. Miks see on nii tähtis? Ongi tegelikult see, kuidas mina ise ennast tunnen. Et kui mul on pandud kõrvale 100 eurot või 200 eurot või 1000 eurot, et siis ma tegelikult tean, et minu seljatagune on kaitstud. Ja kui ma peaksingi tööst ilma jääma, et siis me saame vähemalt kuu või 1,5 või 2 või mis iganes oleneb selle puhvri suurusest ja loomulikult ka kulutuste suurusest, et me saame mingid ajad üle elada siis selle nii-öelda nagu miinimumprogrammiga. Kui asi läheb jälle paremaks, siis on meil jälle võimalus meie väiketootjaid toetada või kinos ja teatris käia. Aga et mul on nagu olemas selline plaan, et kui ma peidan nagu pea liiva alla ja ei taha tegeleda selle teemaga, siis ühel või teisel hetkel juhtub see, et see asi lihtsalt kukub kokku. Et ma ei tea ise ka, et kuidas see nüüd kõik täpselt nii läks ja sellepärast ongi oluline see nii-öelda kaardistus teha juba varakult ära, et mis seis meil on. Kas meil on mingisuguseid puhvreid, kas me saaksime tekitada mingi puhvri ja sellele annab ka vastuse see sama eelarve, oma tulud kirja panen. Või kas või see küsimus, et kust meie need sissetulekud tulevad, et kas me saame kuidagi seda numbrit praegu suurendada. Kui näiteks keegi töötab turismisektoris ja praegu ongi jäänud siis koduseks, tal ei ole praegu võimalik tööd teha, et siis äkki on võimalust, et ma lähen kusagile appi, et just siin uudistes rääkis Omniva inimesed otsivad meeletult abikäsi. Mu oma ema, kes töötab ravimitega, ütles, et nad teevad 6-päevaseid töönädalaid sellepärast, et neil ei ole inimesi, kes pakiksid neid ravimeid kokku ja saadaksid apteekidesse. Et neid kohti tegelikult on ja võib-olla mitte ka nagu mõelda seda, et ma olen kõrgharidusega, ma ei tea, insener, et ma ei saa ju minna praegu Omnivasse nende pakkidega tegelema, et saad küll. Ja see on just see koht, et kui meil on perel raske, et mis on siis meie jaoks oluline, kas see, et meil on leib laual või see, et me ei taha nagu nende rahaasjadega tegeleda ja ei taha nagu võtta vastu mingit töökohta, mis meid tegelikult praegu päästaks sellisest hullust olukorrast. Et seda võib olla sellise nagu kriisisituatsiooni sellise võib-olla esimeste sammudena ma kindlasti soovitaksin ja seesama artikkel ilmus ka Rahandusministeeriumi blogis, et kui keegi tahab täpsemalt teada, et kuidas ma seda eelarvet ikkagi teen või kuidas ma seda meelerahufondi tegema hakkan, et siis seal Rahandusministeeriumi blogis on siis minu nimeline artikkel on ka sellel teemal täiesti olemas. Kui ma räägin sellisest nagu üldisemast rahatarkusest, siis tegelikult Eesti inimeste tase, kui me nüüd näiteks Euroopaga võrdleme, et see ei ole nagu üldse halb. Et just nimelt nagu see teadmiste pool, et viimane kord, kui võrreldi erinevad riigid, siis pandi kõrvuti, see oli 2016, siis maailmas 30 riigi hulgas, kes selles uuringus osalesid, siis rahatarkuse uuringus, mida OECD koordineeris, eestlased olid oma teadmistelt 3. kohal. Kus me aga nagu väga-väga palju tagasi kukume, on seesama käitumine. Et me teame kõik, et me peaksime säästma. See ei ole nagu mitte kellelegi mitte midagi uut. Või see, et eelarve pidamine aitab mul hoida oma kuludel-tuludel silma peal, ka see ei ole üldse uus info. See tegelikult me kõik teame seda. Aga just seesama nagu käitumise pool, et kuidas me võtame ennast kokku, kuidas me oleme üle nendest kuumadest emotsioonidest ja päriselt
nüüd tegelemegi nende rahaasjadega. Et ma küll veidi ei ole nõus sellega, et need inimesed, kes praegu on koju jäänud ja teevad kodukontorit ja teevad seda koos lastega, et neil oleks justkui väga palju aega üle. Enda pealt ma näen, see ei ole nii. Aga teisest küljest on praegu nagu just hästi hea moment, et võtame ette, kaardistame ära, et mis seis meil tegelikult on. Et me ei peaks hakkama seda tegema siis, kui asi on juba väga hapu ja kui ma ei tea, me peamegi võib-olla oma kodu ära andma sellepärast, et me ei ole enne leidnud seda motivatsiooni nende rahaasjadega tegeleda. Praegu on nagu see õige moment. Ja ma kindlasti ei usu, et keegi oleks kuidagimoodi nagu hiljaks jäänud, et ma ei tea, kui inimene on 55 või 60 aastat vana, et mis nüüd enam, et vastupidi, et ka siis on hästi oluline, et me võtame ette, me vaatame järgi, et mis on see meie kulubaas, kuhu see raha läheb, kust see raha tuleb, kas ma saan veel midagi ära teha, näiteks oma pensioni heaks, et kas ma saan üle vaadata, et mis fondis mul need rahad on või kas ma saan kuidagimoodi tekitada lisasissetulekuid, et ühel hetkel, kui ma ei taha enam tööl käia või kui ma ei saa seda mingil põhjusel teha, et siis mul oleks tegelikult mingi väike tagavara, et ma ei peaks minema kellegi juurde laenu küsima, ütlema, et ma ei saanud hakkama, et praegu veel jõuate, veel on aega. Et see oleks selline sõnum. Ma loen mõned küsimused ka. Kui täpselt sa kulutusi kirja paned, kas absoluutselt kõik kulud ja alati? Ma olen oma kulutabelit teinud tegelikult alates 2010. aastast. 2014 oli väga segane, sellepärast, et siis lisandus mu abikaasa ja enne, kui meil ühist rahakotti ei olnud, siis see oli päris selline keeruline. Aga 2014 välja arvata, mis oli, siis ma ei saanud nendest üldse sotti, siis nüüd edasi meil on iga aasta kohta tehtud tabel. See on tegelikult kättesaadav siis meie ettevõtte veebis tasuta allalaadimiseks. Saada lingi. Saan saata selle lingi ka. Ja me täidame seda tõesti igakuiselt. Me isegi kuigi me teame ju, et me ei kuluta kuidagi ebamõistlikult palju, siis see nagu harjumus, et me paneme need asjad kirja, siis see tegelikult hoiab meid nagu justkui nagu ree peal, et Marko Oolo, kes on investeerimisklubi eestvedaja ja samamoodi paneb oma tulusid-kulusid kogu aeg kirja. Ta on isegi öelnud, et nendel kuudel, kui ta seda mingil põhjusel ei tee, et ongi puhkus ja siis nagu ei taha niimoodi iga nädal sellega tegeleda, et ta näeb, et ta kulutab ligi 15% rohkem, teinekord isegi rohkem. Ja seda just sellepärast, et kui sul ei ole nagu sellist nagu kontrolli seal kõrval, et siis kuidagi juhtub, et lihtsalt läheb ja kulubki rohkem raha. Kui detailselt meil on niimoodi, et me oleme nad teinud sellised nagu suured kategooriad, nagu toit, eluase, kommunaalkulud, ravimid, transport, riided, meelelahutus, hobid. Aga ma olen ise teinud ka näiteks sellist asja, et ma olen jälginud toidukulusid täitsa nii, et kui palju piimatoodetele, kui palju puu- ja juurviljadele, kui palju liha, kui palju kala, kui palju kuivainete peale, et ma olen ka sellist asja nagu teinud ja sealhulgas ma olen jälginud seda, et kas on vahe sees, kui ma kasutan Primi kliendikaarti, kui mul on Prisma konto, kui mul on, ma ei tea, Coopi kaart, siis tegelikult see vahe on ikkagi päris korralik. Et mul on hästi hea, et ma saan nagu seda statistikat jagada. Ma aastaid tagasi ma ikka jälgisin seda ikka üle aasta ja tegelikult see kuu keskmine tuli mul kusagil 10–15%, et kui mul on see Primi kaart kaasas, et siis ma selle võrra nagu maksan tegelikult vähem. Ja see 10–15%, et see võib-olla kõlab nagu kuidagi kaugelt, et see oli kuskil 20–30, ei vabandust, nüüd mõtlen valesti, 40–50 eurot oli see kuus. Et kui ma ei oleks neid kaarte kasutanud, siis ma oleksin maksnud 250 eurot meie pere toidukulude eest, aga siis ma maksin ainult 200. Et selles mõttes nagu ka selline oluline punkt, mida niimoodi jälgida. Kuidas seletada lapsele, et praegu on selline kitsam aeg ja me ei saa kohukesi osta või krõbinaid hommikusöögiks, kuna puder on ju soodsam. Kuidas vastata sellele? Aga see on täpselt seesama, et kuidas me seletame, et mille peale meie pere raha kulutab.
ja lapsed on tegelikult hästi targad, et kui me seletame neile ära, et emme-issi käivad tööl, nad teenivad raha ja sellesama raha eest me maksame, et me saame elada oma mõnusas kodus, me saame kasutada elektrit, et meil on võimalus osta neid toiduasju, aga praegu on üks paha viirus ja sama viirus tegelikult on vähendanud meie siis neid palkasid ehk et emme-issi ei saa enam seda raha, mis nad enne said. See tähendab seda, et meie kõigi panus on see, et me siis aitame sellega, et me sööme neid asju, mis on natukene odavamad, selle jaoks, et me saaksime seda oma puhvrit koguda ja selle võrra emme-issi on tegelikult rõõmsamad, et me saamegi võib-olla selle võrra hoopis lubada endale suvel mingit toredat asja, et me läheme, ma ei tea, loomaaeda või Lottemaale või kuhugile, et ka nagu panna see nagu perspektiivi, et mida see tähendab, et kui me ostame poest selle ühe jäätise versus see, et mida see tähendab näiteks pere toidukorvis, et mina olen näiteks öelnud, et suur pakk piima, et see maksab sama palju kui see väike jäätis, et noh, mis sa nüüd arvad, et kas meie perel oleks rohkem tarvis seda jäätist või meil oleks rohkem vaja siis seda piimapakki, mida me kõik saame kasutada ja kui ma nagu hästi niimoodi rahulikult seletan ja ise sealjuures nagu rahateemad nagu paratamatult tekitavad aeg-ajalt stressi, et kui ma ise nagu seda stressi nagu ma ei ole selle stressi seisundis, kui ma räägin hästi rahulikult, et vaata, tule, ma seletan sulle, et siis nad tegelikult, ma ei tea, oma laste näitel, nad tulevad nagu väga hästi kaasa ja nad saavad väga hästi aru, kui emme või issi nagu hästi rahulikult räägib nendest asjadest. Kui me aga lähme juba närvi, siis nad nagu näevad, et nagu midagi nagu valesti selle vastusega, et nad tajuvad ju väga hästi ära, et kui sa oled pinges ja stressis ja kui sa ei taha nagu mingist teemast rääkida ja siis neile jääb nagu selline kahtlus õhku, et miks ta nüüd nii reageeris või miks ta nagu pahaseks sai ja nad ei saa tihtilugu aru ja siis nad võib-olla nagu hakkavadki seostama kuidagi, et ma ei taha nagu rohkem nagu kuulda sellel teemal või nad hakkavad nagu ise blokeerima seda, et see on lihtsalt minu kogemus, et mina soovitan, et seletada nagu lahti. See Ülle kirjutab, et tema töötas turismivaldkonnas ja nüüd on sissetulek 0 ja nüüd tekkis huvi investeerimise vastu. Mis peaks olema päris esimesed sammud? Kuigi sa mainisid need esimesed sammud ära, et iseenesest, aga vastuseks siis konkreetselt Üllale, kui ei ole sissetulekut praegu. Tegelikult praegu see moment investeerimisega alustada, ma arvan, et see on ühest küljest väga õige, sest et turg on langenud, erinevate ettevõtete väärtused on kõvasti kukkunud, et kes on natuke börse jälginud, siis see teab, et seal on ikka väga palju punast värvi nähtud viimase kuu aja jooksul. Aga teisest küljest on nagu see, et ega me keegi ei tea, kus kohas on see turupõhi, et mis on see kõige õigem moment, et hakata ostma. Ja mida ma nagu selle jaoks soovitan, et eriti kui just alles alustada, et võib-olla ongi võimalus selliste väikeste summadega, et praegu LHV-l ja Swedbankil ei ole neid investeerimise teenustasusid, et kui ma tahan osta näiteks mõne ettevõtte aktsiaid, siis ma ei pea maksma neid teenustasusid pangale, mida me enne kõik maksime. Ja see võimaldab meil tegelikult seda, et ma ostangi mõne üksiku ettevõtte aktsiaid, ostan nagu hästi väikeses koguses, et saan lihtsalt oma käe valgeks teha. See puutub nüüd sellesse, et kui mul sissetulekuid ei ole, aga ma tahan hakata investeerima, siis ma võib-olla natuke pidurdaks seda hoogu, et äkki siis ei ole praegu kõige õigem moment. Et kindlasti jah, turutõusu ei taha ju keegi maha magada ja ma saan emotsionaalselt nagu väga hästi aru sellest, aga teisest küljest, kui sissetulekuid ei ole, siis valmis tuleb olla selleks, et paar kuud veel ei saa siis sina tööl käia ja seeläbi on perel tegelikult ka oluline sissetulekute nagu langus ja võib-olla olekski parem nagu tegeleda hoopis sellega, et ehitada endale nagu sellist puhvrit, et me saame need paar kuud ilusti hakkama ja kui selle paari kuu sees juhtub veel midagi väga ootamatut, et ma ei tea, pesumasin läheb katki, külmkapp läheb katki, autol mingi oluline asi läheb katki, et siis me ei oleks nagu täiesti kaitsetud, et siis just see meelerahufond või säästupuhver või ma ei tea, neid fonde nagu saab
hästi erinevate nimetustega nimetada, et seesama fond on minu nagu kindel seljatagune, et me elame selle raske aja üle. Ja siis, kui tekib juba töökoht tagasi, kui see asi on natukene stabiilsem, et ma saan jätkuvalt panna nagu mingi summa kõrvale ja hakata siis investeerima, kui ma tean, et mulle jääb nagu see puhver alles ja siis on mul veel eraldi pott, mida ma saan investeerida ka. Et kui ma nüüd toon sellise konkreetsema näite, et siis öeldakse, et seesama meelerahufond võiks olla vähemalt 3 kuud, et vähemalt meie pere 3 kuu kulutused võiksid mul kusagil pangaarve peal olemas olla lihtsalt igaks juhuks, et me ei peaks hakkama perest ülitsema selle pärast, et meil ei ole raha, et me oleme kõik närvis natukene, et me ei tea, kas me saame oma kodu üürimakse või laenumakse ära maksta, et me ei tea, kas me saame oma elektrimaksetega sellel kuul nagu joone peale. Et just selle jaoks see meelerahufond on esimene, mis peab olemas olema ja alles siis ma saan tegelikult hakata investeerima. Et investeerida tuleks seda raha, mida sul ei lähe järgmise paari aasta jooksul vaja. Kui sa paned kohe oma selle meelerahufondi siis kuskile erinevatesse investeerimisinstrumentidesse, siis juhtub see, et kui sul läheb päriselt seda raha vaja, siis sa oled sunnitud ükskõik mis hinnaga oma need instrumendid maha müüma. Ja siis me ei saa juba rääkida sellest, et ma ootan, kuni mu vara kasvab, et siis võib-olla pead sa sealt kahjumiga väljuma, mis tähendab seda, et sa oled juba mingist osast rahast ilma jäänud. Et selles mõttes natukene vaadata nagu see pere finantsseis üle, et loomulikult, kui praegu on juba see 3 kuu meelerahufond olemas, siis praegu miks mitte hakata väikeste sammudega juba ostma mingisugust ettevõtte aktsiaid või mõnda fondi, et on nagu hästi hea moment just sellepärast, et turud üldjuhul ikkagi tõusevad ja praegu, kui on selline suurem languspunkt ära olnud, me tegelikult ei tea, võib-olla see olukord läheb veel palju hullemaks, aga selle jaoks investorid kasutavadki sellist strateegiat, et me teeme nagu väikeseid oste ja see kokkuvõttes annab meile selle, et seesama soetushind konkreetse finantsvara puhul tuleb nagu palju väiksem. Kui me teeksime nii, et me ühe korraga viiksime kogu oma raha turule, siis me ei saaks enam mängida selle hinnaga, et kui järgmine päev veel kukub, et siis ma ei saaks nagu veel odavama hinnaga endale seda vara juurde osta. Ja, ma arvan, et see on alustuseks hea. Teise samba oma arvamus. Nii, teise samba kohta. Ja. Mina leian, et teine sammas on väga kasulik leiutis. Mulle õudselt meeldib Uus-Meremaa näide, kus neil on midagi sarnast, nagu on meie teine sammas ja see on vabatahtlik, nii nagu meil ilmselt tulevikus hakkab olema ja nende rahvastikust üle 80% saab aru, et seesama nii-öelda teine sammas, nendel on selle nimi KiwiSaver, seesama teine sammas on minu jaoks. Et see on selle jaoks, et kui minul näiteks ei ole piisavalt enesedistsipliini, et säästa selle jaoks, et ma kunagi tahaksin pensionile jääda ja seda raha kasutada, siis seesama teise samba fond tegelikult töötab minu kasuks ja see ongi see koht, kus mina saan oma pensionile nagu lisa teenida. Kui mul minul on teise samba fond, eluaasta järgi on see mulle kohustuslik ja kui see asi nüüd tehakse vabaks, siis mina ei kavatse seda raha sealt välja võtta. Minu teine sammas on investeeritud indeksfondi, mis tähendab seda, et ta liigub samamoodi nagu maailma majandus või siis selle konkreetse indeksfondi aluseks olev ettevõtete hulk, ehk siis ka tegelikult laias laastus nii nagu majandus liigub. Ja see on ühtlasi, kui mul on investeerimisportfelju ka veel kõrval, et see on ühtlasi tegelikult nagu selline hajutamisinstrument. Las ta kasvab seal rahulikult, mul ei ole seda raha vaja. Et see 2%, mis praegu läheb minu palgast sinna teise samba fondi, kui keegi maksaks mulle selle 2% iga kuu minu arvele, et ma ei tunnetaks vahet. See asi jääks ikka samamoodi, et see on ju tegelikult ainult paarkümmend eurot, millest me räägime iga kuiselt. Nüüd see teine sammas võtab nagu minult selle kohustuse ära, et ma kogu aeg kogun, kuigi ma ise seda ei märka, et on see raha investeerimise nagu automatiseerimine. Ja miks ma ikkagi arvan, et seda teist sammast nagu ei tohiks puutuda või välja võtta, ongi nagu see, et see teine sammas, et see on see meie kaitse, et me saaksime veidi suuremat pensionit ja isegi kuna mina ja minu abikaasa, me ei ole nagu arvestanud sellega, et nüüd see teise samba pensionifond on see, mis meile kunagi tulevikus tagab nagu sellise mõnusa
äraolemised, isegi siis me jätame selle alles, et me ei kavatse seda kusagile viia, kuigi tegelikult ma usun, et inimesed võiksid ka ise selle vastutuse võtta, säästa, just nimelt läbi mõelda, et kuigi pensionipõlv on võib-olla väga-väga kaugel, et siis tegelikult mida rohkem mina ise suudan kõrvale panna ja pikaajaliselt investeerida, et seda parem on tegelikult mul kunagi tulevikus, et ma ju ei taha minna kellegi käest, ma ei tea, laenu küsima. Ma ei taha minna ja öelda, et kuulge, ma ei saanud hakkama, et nüüd on nagu see aeg, et tulge mulle appi. Ma ei taha nii, ma tahan pigem olla see vanaema või ema, kes on nagu teistele ise toeks. Ja see on nagu ka üks põhjuseid, et mille pärast seda finantsvabadust nagu püüelda, et ma saaksin võimaldada oma lastele kõike seda, mida nad soovivad, kui need soovid on nagu põhjendatud ja et ma saaksin olla alati see, kelle juurde tullakse nagu abi küsima, et mul on võimalus aidata. Mitte vastupidi, et mina olen nüüd vana, nüüd tulge ja aidake mind, et ma nii ei taha. Me tahaksime loosida need 2 ägedat, inspireerivat ja väga siis eriti praeguses keskkonnas abiks raamatut välja ka. Üks raamat Liisilt siis ühele naisele, kes on siin küsimusi küsinud ja 1 minut. Ja ütle, Liisi, mingi number 1-st 10-ni, ma proovin siis leida ülevalt 10. küsimuse. Või mitte 10, mis ütled? Mul on isikukoodis 11 numbrist 5 tükki on 1 number ja sellepärast ütlen ma number 2. Ja see on Jelena, kes küsis ja me ei vastanud veel, see on nüüd nagu selline pikem vastus ka mingis mõttes, aga sa võid vastata seni, kuni ma veel siin loosin, Liisi. Mis vahe on eraisikuna või ettevõtte alt investeerides aktsiatesse või muusse? Jelena võitis Liisi raamatu. Nii, aga ma siis vastan hästi kiirelt. Et kui sa alles alustad investeerimist, siis on mõistlik seda teha eraisikuna, sest et alguses sa ei tunne veel seda maastikku ja ainult selle jaoks, et teha paar esimest tehingut, hakata ettevõtet tegema, et see ei ole juba kulude mõttes mõistlik. Küll aga enamik investoreid, kes siis pikaajaliselt juba tegeleb sellega, nad viivad oma asjad ettevõtte alla üle ja seda seetõttu, et seal on ikkagi see kuluefektiivsus. Kui ma nüüd ettevõtte alt näiteks ostan aktsiaid ja müün nad kallima hinnaga maha, siis ma ei pea tuludeklaratsioonis seda deklareerima, kui ma ei ole sealt ettevõttest raha välja võtnud, et see raha jääb nagu sinna ettevõttesse sisse ja ma saan nagu kogu aeg seda edasi kasvatada, senikaua, kui ma otsustan siis raha ettevõttest välja võtta, et seda ise reaalselt kasutada. Et see ongi nagu see peamine vahe. Meie investeerime ka ettevõtte alt. Kus tuleb nagu võib-olla see nagu natukene nipi koht on dividendid, et dividendide pealt tegelikult see ettevõte, kelle aktsiaid sa omad ja kes sulle dividende maksab, siis nemad maksavad juba tulumaksu ära. Nüüd aga, kui need dividendid laekuvad minu ettevõttele ja ma tahan need sealt välja võtta, siis ma justkui maksan nagu veel 1 korra tulumaksu. Nii et see on nagu see koht, et kui sa tahad eriti alguses, et kindlasti eraisikuna ja hiljem, et kui sa tahad ettevõtte alla nagu ka mingeid investeeringuid viia, et võib-olla siis on mõistlik mõelda, et äkki need dividendi maksvad aktsiad jätta eraisiku alla ja siis need teised aktsiad, mille puhul sa ootad, et lihtsalt väärtus kasvab, need viia ettevõtte alla. Ja ütle veel 1 number 1-st 10-ni. No ma enam 2 ei ütle, ma siis ütlen 5. Okei. Kaire, kes kirjutas, et 1 aktsiast vist ei piisa, aga rohkemat ei saa, kuigi tahaks ja ma vastasin talle ise, et mingis mõttes 1 aktsiast piisab. Sest et nagu Liis ütles, et me saame käe valgeks ja kui sa teed nagu esimese aktsiaostu, sa saad julgust sellest ja sa saad mingisuguse arusaama, et mis seal toimuma hakkab ja mis sinu sees toimuma hakkab, kui sa ostad aktsia. See on ka päris huvitav trip. Kuidas sa jõudsid üldse, küsitakse, kuidas sa jõudsid rahatarkuse teemadeni, aga meil on veel
põhimõtteliselt aeg hakkab läbi saama, aga minu meelest on väga-väga huvitav ja kui sa jaksad veel, Liisi, jaksad veel ja kui sa kuulaja jaksad veel, siis räägi ka, kuidas te jõudsite finantsvabaduse teemani ja mehega koos sinna üldsegi ja selle eesmärgiks võtsite. Siis, kui ma 2010 läksin esimesele erialasele tööle Eesti Panka, ja siis juhtus see, et töövestlusel mu käest küsiti, et kui palju ma palka soovin. Ja see number, mis ma siis ütlesin, krooni aeg oli, ma vist ütlesin 5000 krooni, siis selle peale mu tööandjad hakkasid naerma ja ütlesid, et nad ei saa mulle nii vähe maksta. Ja kui see summa siis, milles me kokku leppisime, see esimene summa mulle konto peale tuli, siis ma tegelikult ma ei osanud seda nagu ära kulutada, et ma olin nagu nii šokeeritud, et selline summa minu konto peal ja asja juures oli veel nagu kõige parem see, et järgmine kuu tuli sama suur summa, et noh, wow! Ja võib-olla kuna ma olin nagu alati mõelnud, et kui ma käisin huviti tööl, siis alati ma olin hoidnud selle raha alles mõne suurema ostu jaoks, et siis see oli nagu kuidagi minu jaoks hästi normaalne, et ma panin mingi summa kõrvale. Ja kuna koolis räägiti hästi palju, kuna ma majandust õppisin, räägiti sellest investeerimisest ja finantsturgudest, siis ma mõtlesin, et jess, nüüd on minu võimalus, et tahan proovida, et kuidas see asi nagu päriselt käib. Ja nii ma jõudsin oma esimese aktsiatehinguni, milleks oli siis Tallinna Kaubamaja aktsia. Ja alates sealt maalt ma siis iga kuu päriselt paningi raha kõrvale ja aeg-ajalt siis investeerisin erinevatesse aktsiatesse, et tollel ajal pidin natukene neid teenustasusid ka arvestama ja seega ma siis kõigepealt kogusin summat kokku ja alles siis viisin oma raha turule. Aasta oli 2014, siis kui me hakkasime siis tänase abikaasaga hakkasime nagu rääkima natukene võib-olla nagu investeeringute puhul, et me oma suhet lahkasime nagu selles võtmes, et kus on nagu ohukohad, et mida me näeme, et kus me võime nagu nii kõvasti tülli minna, et tollel hetkel me olime noored ja armunud ja ilmselgelt me ei tahtnud tülli minna. Ja siis me nagu jõudsime ühel hetkel oma aruteluga sinna, et väga paljud paarid kaklevad kõvasti raha pärast. Ja me nagu mõlemad otsustasime, et me ei taha nii, et mitte mingil juhul, et proovime nagu seda vältida. Ja samal ajal mu mees luges Jaak Roosaare raamatut ja nii siis tuligi see mõte, et aga mis oleks, kui meie võtaksime ka finantsvabaduse endale eesmärgiks. Ja nii see asi hakkas nagu vaikselt ketrama, et mul on hästi nagu vedanud, et mu abikaasa on väga toetav ja kui mina hakkasin nagu rääkima, et mul on mingid investeeringud, siis ta oli nii põnevil ja ütleski, et see oli nagu üks nagu selline nagu huvitav koht, kus ta nagu tundis, et vau, et see on nagu üks äge naine, et ta räägib mingist investeerimisest. Nii tore. Ja sealt edasi tema nagu ka kohe hakkas juba enne ta pani raha kõrvale ja see oli vist märtsikuus, kui me seda vestlust pidasime ja juba aprillis oli tal nii palju raha kokku kogunenud, et ta sai siis teha oma esimesi tehinguid, kuigi ta samal ajal ta teenis tegelikult võrdlemisi vähe, ta töötas Statistikaametis ja tema palk oli minu meelest natuke alla 700 euro. Et see oli nagu minu jaoks nagu hästi selline vau-efekt, et ta suutis nagu selle raha niimoodi kõrvale panna ja tal oli nagu nii põnev, et ta tahtis nii hirmsasti nagu ise nagu ka sellesse maailma sisse sukelduda. Ja sealt alates me olemegi tegelikult väga palju ise ka rääkinud investeerimisest, me oleme analüüsinud erinevaid investeerimisobjekte, erinevaid tooteid, kas me peaksime, ma ei tea, krüptoturule sisse minema, et meil on olnud terve hulk igasuguseid väga põnevaid vestlusi erinevate investeerimisobjektide teemadel. Ja see oli vist 2018 lõpus, kui me avastasime, et me olemegi jõudnud sinna, et kui me nagu tõesti oleksime selle nagu miinimumprogrammi peal, kui me teeksime ainult need kulutused, mis on nagu väga hädavajalikud, toit ja eluase ja võib-olla ravimid, et siis me saaksime hakkama nii, et me tööle ei käiks. Ja see oli ka ühtlasi nagu see moment, et mina töötasin poole kohaga õpetajana, mis oli ka nagu see valik, mida me saime endale lubada, sest meil olid juba mingid finantsid olemas ja juba tuli passiivset rahavoogu. Ning jah, nagu sealt edasi nagu kuidagi need asjad nagu läksidki nagu hästi suurte sammudega, et näiteks 2019 suvel mul abikaasa oli 2 kuud suvepuhkusel lihtsalt sellepärast, et ta oli tööst oli väsinud. Minul oli ülihea, mina sain jällegi keskenduda oma ministeeriumi tööle, mis oli minu jaoks sellel hetkel uus ja ma ei olnud ka aastaid niimoodi tööl käinud täiskohaga. Mees oli jälle nagu lastega kodus, et selle võrra ma nagu näen,
see finantsvabadus ja sinna pürgimine, et see on nagu andnud meile nii palju võimalusi ja mitte ainult neid võimalusi, et otsustada siis oma töökoha järgi või siis selle puhkuse vajaduse järgi täpselt siis, kui meil seda parasjagu vaja on ja nagu oma südame järgi, vaid ka igasugused erinevad reisimisvõimalused. Ma ei teagi, seal mina nagu ise näen, et seal on nagu nii palju neid erinevaid kasutegureid, et mida me oleme juba oma ellu rakendanud ja mida me kindlasti ka edaspidi nagu saame ära kasutada, et see, et ühel päeval võttagi paar kuud vabaks ja minna reisida koos lastega, näidata neile maailma, avastada iseennast, et see tegelikult nii investorina kui ka selle finantsvabaduse saavutanud inimesena, et sa nagu hakkad nägema nagu seda maailma teisiti ja hakkad ise oma valikuid hoopis teistmoodi analüüsima, et ma arvan, et see on nagu hästi palju rikastanud meie elu nagu mitte ainult finantsilises mõttes, vaid nagu ka tegelikult sellises nagu vaimses mõttes ja see, kuidas me nagu ise ja oma suhet ja üksteist analüüsime, et see on kindlasti andnud hästi palju juurde. Nii tore. Ja me teeme kõikide korrada pakkumise ka, et meie mõlema raamatud, kui sa täna või siis 3 päeva jooksul ostad need mõlemad raamatud, siis Sõltumatu naine ja Minu finantsplaneerija, siis sa saad oluliselt soodsama hinnaga kui need eraldi ostes ja see on 27 eurot. Kui tavahind tuleks 37 eurot. Minu raamat sai alguse 3 aastat tagasi, kui ma vahepeal korra räägin ja siis räägin veel Liisi. Kui ma olin umbes samas kohas nagu praegu kõik selle koroonaviirusega, ehk siis ma olin kopsuhaiguses, ma olin voodis, ma olin säästudest elanud aasta aega ja tegelenud oma ettevõtlusega ja püüdnud sellele nagu hoogu sisse joosta ja ma olin endast nagu täiesti hoo välja jooksnud. Ja siis mul oli ka, nagu Ülle ütles, et nii, nüüd ma tahan investeerima hakata, aga tegelikult muidugi tuli esimesena sissetulekut luua endale. Ja see oli 3 aastat tagasi, kui ma seal kohas olin ja see võttis umbes 2 aastat ikkagi, et ennast nagu välja töötada sinna kohta, kus praegu saab nagu kriisis rahulikult olla. Ja kuigi mul siiski nagu pooled sissetulekud kukkusid ära, mis tähendab, et ma pean nüüd ülejäänud poole kohaga nagu minimalistiks hakkama. Aga see nagu ei niida mind jalust või ma tunnen ennast palju kindlamalt ja mul on kogu mu tervis, et ma saan, vähemalt hetkel, et ma saan olla enesekindel, et ma mõtlen niikuinii midagi välja. Ja selles mõttes seda ei saanud jälle väga lühemini kirjutada kui 300 lehekülge, sest päris suur osa on ka sellest, et miks üldse naistele see teema on kuidagi teistmoodi kui meestele. Et ma seda kirjutama hakates ei mõelnud seda, aga hakkasin kirjutama ja vaatan, et veel argumente ja veel asju ja veel mõtteid ja veel sellist naiste nagu enesekindluse toetamist üldse, sest raha on ju seotud ka sellega, et kuidas meid ühiskonnas väärtustatakse ja kuidas me ise ennast väärtustame. Ja lõpuks on see raamat ka sellest, et asi ei ole ainult rahas, kuhu praegu ka Liisi jõudis, et sa saad nagu nii palju rohkem elu nautida ja samas nagu võib-olla väiksemate asjadega. Mu ema veel ei tea, et ma kirjeldan teda siin kui miljonäri, sest et ta ei ole mingi miljonär nagu klassikalises mõttes, aga tal on oma see 400 eurone pension ja ta kulutused on 390 eurot. Umbes nii. Ja minu arust ei ole nagu mingeid kannatusi sellega seoses, ta saab hakkama, ta nagu toimetab ja tunneb rõõmu väikestest asjadest nagu oma peenra rohimisest ja istutamisest ja see ongi miljonär. Et kui sa nagu tunned ennast hästi ja tuled otsaga kokku. Ja selliseks miljonäriks see raamat nagu aitabki saada. Ja Liisi raamat aitab mida? Minu raamat siis, Minu finantsplaneerija tegelikult räägib sellest, et kuidas teha neid esimesi samme. Ja siin selle raamatu keskne idee on see, et meil on kõigil unistused. Me kõik tahame midagi oma elult. Et mõni on kokku pannud sellise bucket listi, et mis on need 10 või 20 või 100 asja, mida ta tahab elus ära teha. Aga kes seda veel teinud ei ole, et siis see raamat tegelikult õpetabki võib-olla unistama ja mõtlema, et mida ma elult tahan. Ja siis annab kätte need tööriistad, et kuidas seda siis saavutada. Et mina olen selline rahatarkuse entusiast, siis on siin hästi palju sees selliseid rahatarkuse ülesandeid, võib-olla näitan natukene. Et sa saad kohe nagu siia kirja panna selliseid oma mõtteid,
ta ei olegi nagu raamat, on rohkem nagu raamattöövihik. Ma saan ise nagu oma sellised nipid või mõtted nagu panna siia juurde ja täita neid tabeleid vastavalt sellele, kuidas minul on parasjagu nagu vaja. Ja see ühtlasi annabki siis nagu need juhised, et kuidas ma jõuan nende unistusteni ja kuidas ma saan nagu siis ise olla rõõmsam ja õnnelikum läbi selle, et ma oma rahaasju siis niimoodi samm-sammult nagu paremaks toimetan ja teen. Ja ta on ilmunud 2018 aasta lõpus, oktoober või november, ma ei mäleta, oktoober oli äkki. Et ta on küll selline õhukene, aga ta annabki nagu täpselt sellised hästi lihtsad ja hästi loogilised juhised, et kuidas nagu jõuda sellise unistuste eluni. Ja sealhulgas inimesed on öelnud, et teinekord, kui nad võtavad selle raamatu hommikusöögi kõrval lahti, nad leiavad sealt mingi ühe mõtte, et nii saan ma ju raha kokku hoida. Nad praktiseerivadki seda nädala jooksul, teevad selle mõtte enda omaks ja siis nad juba võtavad selle raamatu uuesti, et leida mõni järgmine mõte. Selles mõttes on tal nagu sellist kasutusväärtust või seda, et miks teda omada on nagu rohkem. Ja, kas on Liisile veel küsimusi? Ülle saab lisada 7 eurot oma või mis iganes summa siis veel jääb maksta. Et saad kirjutada mulle ja ma saadan sulle kontonumbri, Ülle. Saad mõlemad raamatud. Ka see raamatud on olemas? Minu raamat on e-raamatuna olemas küll kusagil raamatukogu arhiivis. Ei ole ise kontrollinud, et kas see on kättesaadav ka e-raamatukogus. Äkki peaks üle vaatama. Hea point. Aitäh! Ja mina samamoodi mõtlen oma raamatust hetkel vähemalt 300 lehekülge ei ole reaalne nagu e-raamatuna, siis ta peaks olema hoopis teistsugune raamat. Ja kuna mul on ka nagu töövihik ta ka ja kuna see minu enda nagu 2 aasta trip, et sul võib endal ka see võtta nagu kauem, et siis nagu selle raamatukogu 3 nädalaga nagu hästi ei jõua, aga see on kindlasti variant. Et ja samamoodi ma ise loodan, et kui sa vaatad seda aega, et uuesti, siis sa leiad siit mingeid uusi asju, mis kõnetavad just sind selles kohas, sest et kui sa alguses teedki neid esimesi samme rahalise vabaduse suunas ja millalgi oled valmis neid aktsiaid ostma, siis sa jälle vaatad, kuidas mul läks ja mul läks igat moodi aktsiatega. Ja kas välismaale saab tellida? Põhimõtteliselt saab, aga siis peaks saatekulu juurde panema. Ja minimalistlik oleks raamatukogust laenutada. Ja, võite ise otsustada. Ja kuidas see investeeritud raha teil praegu tuleb? Kuidagi igakuiselt või vajate, et kuhu sul on üldse Liisi siis investeeritud, sa võid rääkida ja kuidas see raha siis nüüd niimoodi tuleb. Mina omalt poolt ütlen, et kuna mul tekkis vajadus uue eluaseme järgi, kuna ma sain just nagu mingi 1 nädal enne seda kriisi sain teada, kuhu kooli laps läks ja läheb ja see on hästi kaugel meie praegusest elukohast, siis see tähendab, et ma võtsin kõik oma investeeringud välja ja need istuvad mul või nagu või siis andsin sisse nagu avaldused, et ma aasta jooksul võtan need välja. Ehk siis mina olen nagu lõpetamas just sellist nagu igakuist rahavoogu, millest on nagu natuke kurb, aga samas saab nagu endale teise kodu. Ja sina, Liisi? Meil on niimoodi, et hästi laias laastus on esindatud 4 varaklassi ja sellised nii-öelda suured aluslaevad, kus siis on nagu 30% ja meie investeeringutest on jagunenud siis kinnisvaraga tagatud laenud ja võlakirjad. Et need on sellised suured nagu alustalad ja sealt on mõningaid rahavoogusid, mis tulevad iga kuu, on selliseid, kus tuleb kvartaalselt ja on ka selliseid, mis tegelikult ei tooda praegu mitte midagi, et näiteks meil on Pärnus maa, kuhu me tahame hakata maja ehitama, et see on lihtsalt varana arvel. Siis on meil see ülejääv 10% tavaliselt kuulub siis aktsiatele ja võib-olla ka sellistele iduinvesteeringutele, aga praegusel hetkel juhtus nii, et me käisime siis veebruaris, sõitsime 3 nädalaks Uus-Meremaale reisima koos abikaasaga ja juhtus selline lugu, et tänu sellele koroonakriisile teatas Uus-Meremaa
hästi vahetult enne meie reisi, et need piletid, mis me olime maikuus ostnud, et me ei saa nendega sisse, sest et meie lennukid oleksid lennanud läbi Mandri-Hiina. Ja me pidime ostma uued piletid ja see pani nagu meie mõtted liikuma selles suunas, et see asi on nagu palju halvem, kui me arvasime, et kui lennufirmad nagu tagastavad täies mahus neid pileteid, kui riigid panevad üksteise ees piire kinni, et see asi võib paisuda palju hullemaks. Ja siis me aktsiapositsioonidest ka mingil määral juba hakkasime nagu plaane tegema väljumiseks, siis juba, kui me puhkusel veel olime. Nii et praegu see 10%, mis meil on nii-öelda selline nagu põnevuse tekitamise või selline nagu mänguruum ja mis enamus ajast kuulub siis aktsiatele ja iduinvesteeringutele, et praegu see tegelikult on suures osas sularaha ja investorina, mida ma veel nagu soovitan, et kui me enne rääkisime sellest kulude-tulude kirjapanemisest ja sellest nagu pildi ette saamisest, et mis nagu tegelikult toimub, siis investoritena me näeme nagu seda ka, et praegu on oluline kaardistada oma neid rahavoogusid, et kas need kohad, kus eelmine kuu raha laekus, et kas on reaalne, et ka järgmine kuu neid laekumisi tuleb, et kui mul on näiteks mingi üüri kinnisvara, et kui kindel ma olen selles, et minu üürnik saab hakkama, et kas ma peaksin pakkuma talle mingit sorti nagu sellist üüri alandamist või on ta nagu väga tugeval töökohal ja teda seda kriis nagu kuidagi moodi veel puudutanud ei ole, et selles mõttes ka nagu läbi mõelda, et mis on nagu need tõenäosused, et need rahad nagu päriselt sealt liiguvad. Meil praegu, kuna me aktsiatest siis ka suures osas nagu väljusime siin veebruari lõpus ja märtsi alguses, et siis mingid positsioonid on jäänud veel ülesse, aga see sularaha osakaal, et me näeme, et see nüüd nagu kasvab ja sellised järgmised investeeringud, et me nagu väga nagu mõtleme läbi, et mida me praegu veel nagu juurde ostame ja kas me üldse nagu kusagile sisenema hakkame või me ikkagi ootame ja vaatame, et mind natukene hirmutab see, kuidas näiteks Ameerika Ühendriigid on reageerinud koroonakriisile, et nad ju teavad, et neil ei ole neid hingamismaske nii palju ja nad teavad, kui palju neil on inimesi ja nende piirangud ei ole sellised, nagu meil on, et see on nagu minu meelest uskumatu. Kui see asi nagu päriselt neile kohale jõuab, siis kõik need majandustulemused, need ju tulevad ka viitajaga, et me näeme neid punaseid numbreid nagu kindlasti veel. Et seda enam võib-olla nagu läbi mõelda, et mis on nagu see minu riskipiir ja taluvus, et kui palju ma olen nõus nagu, et kui ma praegu panen mingi raha sisse ja mõtlengi, et ma ostan nagu mitmes järgus, et kas ma olen nõus nagu nägema, kuidas see minu investeering kaotabki, ma ei tea, poole oma väärtusest, et kas see on nagu okei, kas ma saan magada. Kui ei saa, siis võib-olla ei ole praegu see õige hetk, et hakata investeerima. Aga selline on jah, meie see investeeringute kokkuvõte, et me oleme proovinud ka igasuguseid teisi varaklasse, kulda või näiteks ka otseinvesteeringuid siis erinevatesse ettevõtetesse, aga praegusel hetkel oleme me sealt väljunud. Ja, aitäh. Küsimusi oli veel tegelikult, aga mõned on täiesti eraldi seminari teemad tegelikult. Et me rohkem ei jõua neid, ma arvan, niimoodi käsitleda. Küll tuli ka küsimus, ja milles ma mõtlesin, et me peame pärast sinuga, Liisi, rääkima, et kas on ka koolitusi, kuidas alustada investeerimisega, veebikoolitusi. Et kas on või kas teeme? Mina praegu olen selles mõttes nagu natuke tagasi hoidnud, et kuna minu amet on rahatarkuse koordinaator ja ma teen neid koolitusi õpetajatele või näiteks olen ma välja pakkunud ka Töötukassa siis spetsialistidele, siis mul ei ole lihtsalt nagu seda ajaressurssi praegu, et teha veel ka sellist nagu eraldi investeerimisteemalisi koolitusi. Küll aga Jaak Roosaare teeb neid, Taavi Pertman teeb neid, Kristi Saare teeb neid ja minu teada ka teevad nad neid läbi veebikanalite. Tulemas on aprillikuus investor Toomasega, me teeme koostöös sellise kulude-tulude analüüsimise, eelarve koostamise, säästmise, sellised esimesed sammud, sellise seminari. Aga ma usun jah, et neid tegelikult neid teisi väljundeid on veel, et kes näiteks raamatusoovitusi tahab, siis Jaak Roosaare rikkaks saamise õpikutriloogia on kindlasti hea lugemine. Kristi Saare on kirjutanud investeerimisest raamatu. Meil on väga palju tugevaid blogijaid, Märten Kress näiteks, kes kirjutab ka nüüd juba, ma ei tea, pea igapäevaselt oma erinevatest investeeringutest, ka annab nagu palju selliseid vihjeid ja mõtteid, et neid inimesi Eestis on ja kindlasti on nagu hea nagu jälgida mitut erinevat, et mis on nagu kellegi mõtted mingite investeeringute taga või
või miks nad ühte või teist asja teevad, et Facebookis ka näiteks naisinvestorite klubi jälgida või investeerimisklubi samamoodi pakub neid erinevaid podcast'e, et kuulata neid, et teinekord, kui jalutama lähete, et kuidas inimesed oma investeerimisfilosoofiaid jagavad. Et ma arvan, et see nagu rikastab nagu hästi palju, et mina ise praegu ei korralda, et võib-olla kunagi, kui ma Rahandusministeeriumi tööga lõpparve teen, et siis. Ma ise mõtlen, et minu raamatuga tõenäoliselt peaks midagi sellist kaasas käima või siis midagi nende ülesannete täienduseks. Mul on ka 12 ülesannet siin ja et sa saaksid nagu natuke rohkem julgust ja sellist tausta, et kuidas seda teha tõenäoliselt, et osad inimesed ikkagi üksi ei saa seda teha. Meil on lihtne, et me oleme mõlemad äri õppinud, et me saame numbritest aru, me ei karda neid. Meil on mingi huvi ka, sinul natuke rohkem, mul natuke vähem võib-olla, aga et oled nagu reaalselt Eesti Pangas töötanud ja niimoodi ikka nagu otse seal finantssüdames ka mitmes kohas, Rahandusministeerium on ka finantssüda. Et selles mõttes, et julgustada neid, kes on tõesti mingi hoopis teise taustaga ja tõesti täiesti esimeste sammude juures, sest nagu meie tunneme ennast oma elus nii hästi ja meil oleks nii hea meel, kui sinul samamoodi läheks nii hästi. Absoluutselt. Ja, aga aitäh, Liisi, see oli väga inspireeriv, väga asjalik, sisukas, mahukas, igatpidi tore ja naudi kevadpäikest ja aitäh kõikidele osalejatele. Aitäh ka minu poolt, et Merit, et sa sellist asja võimaldad, et see nende mõtete jagamine on alati nii väärtuslik, et ma ise ootan, et teised jagaksid ja ka ise inspireerida, et ma siiralt loodan, et kui keegi sai siit mõne hea mõtte, et võib mulle otse kirjutada, et see on alati nii tore kuulda. Ja paneme Liisi kontakti ja me teeme sellise järelkirja teile, kuhu siis veel mõned lingid, mida Liisi mainis, et oleks siis teil lihtsam lihtsalt klikkida, et ei pea otsima ja Liisi kontakt ka. Ja siis loodame, et saame teile raamatud posti panna ja et need toetavad teid samamoodi nagu meid on toetanud. Aitäh! Aitäh! Tšau!